No nii, tere, mina olen Tuudor järjekordselt ja täna on pühapäevane päev ja tulime siia nagu eelmine aastagi hindama portereid. Nii et siin on kaks head kamraadi kaasas, seda te teate juba videotest, operaator on ka, keda te teate juba. Hea meel kõiki teid näha, nii et enne uut aastat saate veel endale võtta kaasa teadmised, mis porterit siis poest uue aasta õhtul endale osta ja siis kodus ära tarbida. Töö on lihtne, 7 porterit, 3 meest. 4 meest tegelikult. No 4 meest. Nii et ma ei tea, hakkame vaikselt pihta porteritega. Natukene turul muutusi toimunud, et mingid maitsed on tulnud, mida eelmine aasta vist ei olnud. Ja mingitest talveporteritest on tulnud uued versioonid. Kuna eelmine aasta A. Le Coq'i jõuluporter oli suhteliselt lõpus, see aasta võtsime selle uuesti. Aga ülejäänud teised vist on need, mida me eelmine aasta, ma ei mäleta, kas me kõiki neid sammu proovisime. Igal juhul. Nii, aita mind, hea sõber, võtame esimese. Selle. Võtame selle. Ja esimene õlle on meil siis, mis? Porter. Saku porter. Saku porter. Ja palun, nii. Meil on siin Eesti esimene ainuke jäätise sommelier, kes tegi avastus. See liigutus oli väga sujuv. Oi, ta seda asja teab. Ma olen seda varem teinud kusjuures. Nii, ja sina... Hakkame siis bossist pihta. Mis boss? Noh, tead. Nii. Oi, aga mina ütlen ausalt, etiketti mina ei hinda sellepärast, et... Kunst on vaataja silmades. Jaa, mõtle, kui on nagu Nii, ma olen siiapoole ka. Üli halb kujundus, aga üli hea õlle, siis sa sellepärast ikka ju ei jäta ostmata seda ju. Jätan. Okei. Kunstnik on ka inimene. Okei. Ja esimene siis tänane porteri hindamine on siis... Ja head vana aasta lõppu. Head vana aasta lõppu kõigile ka, vaatajatele ka. Nii. Ma praegu paneks ta esimeseks. No praegu hetkel panen esimeseks, jah. Ja üks asi veel, mis ma toonitan, pean ära ütlema lihtsalt selle ka vaatajatele, et see ei ole degusteerimine, see on hindamine. Ja mina ei hakka seda välja sülitama, see on, ma ei tea, mille jaoks see käib vastu minu põhimõtteid, vaata, nii et kui keegi seda peaks nagu mõtlema. See on hindamine, mitte kui degusteerimine. Nagu ma olen varem ka seda öelnud, et enne pane raha põlema, kui alkoholi raisku lased. Noh, näed, väga õige, jah. Aga vaht püsib hästi, jah. Vaht on jah. Ja ta on tõesti hea tume sellise... Kohe varsti tegi võrras moment. Pane vindeid ka või? Panen 5, siis on vähem. Ma panen 5 suke tugeva 3,1. Ärme niimoodi komade peale lähme, siis ma panen 4. Suht hea, on jah? Ma tahaks ka ikkagi pigem kõrgemaks. Ma panen ka 4. Teeme siis esimese, teeme siis hea 4. Kas see oli eelmine aasta ka või? Tuts? Ma ei mäleta. Eelmine aasta see ei võitnud mitte sulle? Ei, pühade porter võitis. Noorest oli ja sai suht kehva koha, mingi 4. vist. 4. koht ei ole üldse kehva. 5 või 6. No 5 on kehva. 4. jäädakse, 3. tullakse, 2. jäädakse, 1. tullakse. See on alati vana tõdene. Peab kahjuks kiitma. Jah, ja ei ole midagi mõjutatud, et ka Saku saab kiitust, nii et selles mõttes on kõik õige ja laita A. Le Coq Tartu meestena nii-öelda, nii et... Nüüd oleks vist paslik võtta mingisugune A. Le Coq võrdluseks, on jah? Võtame nüüd A. Le Coq järgmiseks, jaa. Üks Saku porter on joodud, järgmiseks oleks pastilik tegelikult A. Le Coq'i maitsta. A. Le Coq muidugi. Võtame, see peaks olema vist selle aasta toodang, mul on niisugune tunne. A. Le Coq tuli mingisuguse välja. Vot, selline. Sherry port. Volli enne ei ütlenud, et Sakul oli 6,9, et see on päris tummine porteri voll. Siin on 6,5 ja palun. Maestro, sinu etteaste. Ja kuule, mis värk sellega on? Miks lillat tooni hästi palju võtta porteritel? Ma ei tea, ma arvan, et äkki hakkab ilusti kuidagi, et pudel on tume, silt on lilla, hakkab silma kuidagi seal nagu. Jõulumeeleolu. Ma tahtsingi öelda, et äkki mingi jõulu... Aga jõuluvärvid on ju roheline, kuldne ja punane. Kui lilla, sinul meelub jõulumeeleolu, kus ma ei taha teada. Vaata, näed, kuidas proff valab, vaata, tead, noh. Kohe näha, et jäätis sommelier oskab. Oskab ka õlut valada. Vaht on kõvasti. See vaht on nagu päris huvitav. Nagu šott näeb välja, suur šott. Sherry porter A. Le Coq'i oma, siis vaatame natuke kraad väiksem, aga... Tammise laagerdusega tume õlu. Okei. Kurat, mul tuli vaht on hea.
kas ta veits ei ole siuke nagu suitsune veits või siuke ei ole või mõru Tammevaadi laagerdus väidetavalt, ehk siis kuskilt kas on mingit maitseainet pandud või on päriselt vaadis laagerdatud, aga ma ei usu, et päriselt vaadis laagerdatakse. Mul mingit midagi pole öelnud, kahjuks, noh ma ütlen tõesti ausalt, mingit vau-efekti mul ei teki sellega. See sherry maitse ei anna siia väga palju midagi juurde. Minu arust ka ei anna, jah. Nii et praegune see, jah. Kuigi lõhn on kohe rohkem tuntav kui sellel eelmisel. See ei ole mu lemmik koos olla, midagi pole teha, noh. Ei ole. Siin on nagu... Ma paneks 5 panis söömist 3 tulla praegu. Sherry iseenest on nagu hea jook, aga nagu siin porterist ei mõju nagu hästi. Minu natuke liiga mõruga, natuke. Ta võiks natuke magusam olema. Ma ei peaks või? Võiks olla magusam. Nüüd igal hetkel mina paneks ta allapoole sellest saguporterist. Esimene on siis siin, eks ju. Hetkel, ma isegi paneks nagu niimoodi, et ma jätaks ruumi ühele veel. Ja kunagi oli ka jutt sellest, et kas hindamine subjektiivne, ta ilmselgelt on, aga kuna me oleme siin neljakesi, siis see muutub ju objektiivseks ju, noh. Oleks veel siin Markus Järvi ja Varem Vooglaid ka, see oleks eriti objektiivne. Vaheb sisse, ma jätaks üleks juhuks sisse, jah, ma siin... Äkki keegi toob kastanid tulest välja, eelmine kord Alekokki väga taha. Ja meil on Alekokki õlusid veel, nii et me saame sealt tegelikult veel seda hinnata. Igal juhul hetkel praegu niimoodi. 3 ikkagi, ma paneks 3, jah. Mina isegi lükkaks ta veel allapoole, ma oleks ka 2 peale. No see on õige ausalt, ma jätsin 1 koha vahele. Eos juba, et vähem tõstmist oleks juba optimaalne liigutuste arv. See on hästi huvitav, et praegu on nagu 2 tükki joodud, on 4 ja 2 on välja antud. Meil on veel siin tulemas, et ei teagi, kas pärast peab veel hindeid muutma siin. Ei, saabki, ei, me saame... Peab ikkagi lõpuks need koma 5 ja koma mis iganes. Ega reegleid paika pole pandud. Reegleid ei ole, jah. Tuudor videod on alati siuksed kaootilised, nii et selles mõttes... Hakkame alguses minema, vaatame, kuhu jõuame. Jaa, absoluutselt, jah. Praegu pane küünlad põlema. No nii, ja nüüd siis tõesti järgmise õluks võtame... Nii, taas Alekokk. Anna tikkud ka, ma pean küünlaga põlema. Ja nüüd siis on minu etteaste Tuudor, oskab õlut avada ka. Niimoodi käib, jah. Ops. No, mitte nii filigraanselt. No see ei olnud päris nii hea, jah. Ma tahtsin öelda, et ma olen võib-olla elus rohkem õllesid avanud kui sina, aga ma ei tea. Aga ma valan nüüd ise, jah. Kuigi sa oled baaris töötanud või... Töötan siiamaani. Või töötanud, aga noh, ei ole päris kindel, kas on rohkem kui tõts. Ja nüüd vaadake minu valamist, kas see on sama hea või? Ei ole vist või? On. Ta on päris hea ju. Sa kasutad 2 kätt. Ja, olen silt palun keerata ikkagi külalise poole vaata või kellele sa valad. Et inimene külaline näeb, mida sa valad. See õige silt ikka nagu etiket nagu. Niimoodi vaata. Niimoodi? Ja. Minu poole, jah. Piparkoogi porter, Alekokki toodang. Sama kange. 6,5 jällegi. See on ka nüüd uus toode. Jällegi, vaht tegelikult ju okei ju. Siuke vahumüts. Püsib ilusti. Tundub siuke viskoosne. Mul on juba eelarvamus sellega, kurat, aga lõhn on imelik. Et mulle väga ei meeldi piparkoogid või mulle üldse ei meeldi piparkoogid. Mulle ei meeldi ka. Nii, ja maitseme siis selle piparkoogi porter ära. Maitseme? Jah. Ütlen tähes ausalt, mulle ei meeldi üldse see. Ma pean ausalt tunnistama, mulle piparkoogi üldse ei meeldi, aga ma ei tunne üldse piparkoogi maitseid ka siin. Ma veits tundsin ja see oli rõve. See on mingi see on minu arvamus, ma ei tea, Ida-Euroopa märk, mingid soolased magustoidud, et mingid piparkoog, et sa paned mingi pipragoogi sisse või mis mulle ei meeldi, et magusa koogi siis on hapud marjad näiteks. Rõve. Ma pean... Kalamaitselise... Aga ananas pitsa peal. Super. Sorry, Mikk Valtla. Jah. Tervits ka Mikule. Ma lõhnast, kui ma kergitasin seda õllekruusi, siis lõhnast tundsin seda piparkooki, aga maitses ei ole üldse. Äkki lõhna jaoks on natuke liiga nagu külm, vaata, ei tule aroom välja. Jah, see võib olla ka, sest tegelikult tõesti praegu on miinuskraadid väljas ka, nii et natuke talve annab ennast märku, aga mina ütlen ausalt, minule see ei meeldi peaaegu üldse. Kui ma mõtlesin, et Sherry oma oli nagu seda kohta väärt, siis ma arvan, et piparkoog on halvem natuke. See on päris huvitav, sest ma see aasta tõesti neid 2 olen juba tegelikult korra proovinud ja kui ma esimene kord neid võtsin, siis piparkoog mulle isegi maitses rohkem kui Sherry ja praegu ma pean ka ütlema, et ma hakkan isegi mõtlema, et
tõesti, tooli isegi ei mõtet ei, aga teie võite ju ausalt öelda, selles mõttes te ei pea minu järgi. Mulle see ei meeldi. Me tahame veel videosse saada. Tänu sinule tunnevad inimesed mind tänaval ära ütlevad, et kuule, sa oled see tuuduri sidekick ja lehvitavad, naeratavad. ükski nagu tüdruk ei naerata, aga kutid vaatavad, kuule joo, sa oled seal tuuduri videos ja kui mingi ilus preili tahaks nagu tulla ja lehvitada, siis ma võtaks vastu ka, no jah. 10% on naisvaatajaid, nii et vaadake rohkem ja. See on tõusnud siis? Jaa, vahepeal oli. Jaa, nüüd on nõusnud 10 on nüüd. Siis ma tegin need ju teksapükse ostmisvideod, naistele meeldib mood. Naistele meeldib kangemad õlled ka. Jaa, meeldivad. Ja naised joovad porterit ka, kui sellest. Siit tuleb veel mõni protsent. Võib tuleb mõni protsent juurde veel, jah. Ma olen täiesti nõus sellega, et see võiks Sulle vist meeldis rohkem kui Sherry'se või? Ei, ma ütlen, kui ma seda esimene kord jõin nüüd jõuluõhtul 24. Need mõlemad ma proovisin ära, siis mul oli nagu... Siis oli vastupidi? Oli vastupidi, aga praegu mul... On teistpidi? Praegu ma ikkagi jätaks ka niimoodi, et ma jätaks ta praegu sinna allapoole, jah. Muidugi, anna mulle korra, me saame... Jaa, me saame võrdlust, jah, sul on seda võrdlust. Mina ei ole ka otsustanud. Mina olen otsustanud. Praegu ikkagi jääb minu jaoks ka niimoodi, et see piparkokk läheb ikkagi veel Sherry'st allapoole nagu. Okei. No hetkel Saku jälle juhib, jah. See on täiesti huvitav, jah. Ikkagi nagu tehke klassikat, nagu ärge mange maitseid, vaata. Hinded? No... Kui eelmisele andsin 3, siis sellele võiks anda 2. Mina teen sellise lükke, et ma panen ikkagi 2, aga kui me veel komadega ei pane, siis ma panen sellise 2 miinuse. Et teisele ma panen, ma ei taha ühte panna, ütlen ausalt. Ei, üks on nagu halb, jah. Üks on süü, et pange ma pruulikonna kinni. Ma panen sellele 2+, ja 3-, kurat, siis on täpselt siukene. Nõus. Mina ka tartlasena valekokile ühte ei saa panna, aga ma panen 2 võrdselt kehvad. Aga järjekord, meid on 4 tükki siis. Minu jaoks ei ole vahet kumb eeskumb, aga paneme küünlad põlema ja... Nii, küünlad ja uus õlle. Nii, ja nüüd tegelikult järgmise õlle juurde pole midagi paremat kui väike porteri juurde käigu väike šokolaad. Faser šokolaad, see piimašokolaad on minu lemmik, mulle ei meeldi, kui pannakse mingid kuradi pähkleid ja rosinaid mingid asjad sisse. Mulle ka mitte, sest mul on allergia. Rosina pizza. Pähkli allergia. Igal juhul. Aga jällegi teha, kuidas seda kood. Me oleme ikkagi jõukad, vaata, et šokolaadi hind on aastaga väga palju tõusnud, aga näeme ikka sööme šokolaadi. No sina võib loed jõukas, mina ei ole. Aga igal juhul siin on Faser šokolaad kõrvale võtta. Saame siit murda iga aktsendu tüki ja järgmise õllega vaatame, kas see mõjutab ja kui palju see mõjutab, sest tõesti šokolaad ja porterid käivad koos. Nii, aga järgmise porteriks meil on pakkuda siis Saku toodang on see vist siis, jah? See on Saku. Palju volli on? 6,9. Oi, see tundub hea. See tundub hea. Aga vaata, ikkagi nagu praegu ajalugu on näidanud, siis kangemad on ikkagi eespool. Kuule, sarvedega hirv on ka peal. Etiketi mina otsad ei hinda, sellepärast, et kui on hea õlle, võib olla kole kujundus ka. Kui on ilus kujundus, võib olla halb õlle. Aga kui sa peaksid etiketi hindama, see on kõikidest kõige ilusam, nagu praegustest. Seal on ikka hirv peal. Siin on ikkagi kujundus, teistel on silt. Okei, jah, nõus. Näe, vaata, kuidas näed. Vaat see on nagu valamisklass. Näed niimoodi vaatajate poole ka, et me ei peta ikka. Talviline porter siis läheb hindamisse nüüd. Võtame väikse tüki šokolaadi ka siis, aga... Äkki me teeme niimoodi, et võtame esimese lonksu ilma ja siis teise sellega. No okei. Aga proovime. Nii. Palju õnne. Ma ei tea, minule meeldib see kausal. Mulle ka. Raudselt parem kui see piparkogi oma. Siin on jällegi see, et siin on igal pool kasutatud väidetavalt mingid lõhna- ja maitseaineid, eks ju. Siin on ikkagi kirjutatud, et on laagerdatud tammelaastudel. Ehk siis naturaalsus võidab või? Mitte, et maitseaine naturaalne ei oleks, aga... Ma ei tea, minu jaoks on tal rohkem mingit iseloomu. Muidugi rohkem alkoholiselt 6,9 on ju. Ei no see kindlasti ka. Ma vaatan, mis šokolaad teeb. Nii, vaatame koos šokolaadi ka veel. Kõva šokolaad. Nii, ja nüüd.
minu midagi väga ei teinud. Nii palju ei, ma tahtsin sama öelda, nii palju ta ei muutunud, kui on mõnikord mu elus šokolaad muutunud. Aga kuskil ette otsa paneks mina sellele. Ma nendest paneks ettepoole, aga ma ikkagi võib-olla olen selle tavalise Saku Porteri fänn rohkem. Siin ma olen sinuga ka ühel meelel, et ma kuidagi selle tavalise Porteri isegi jätaks praegu ettepoole. Ta on nagu seda kohta väärt. Jaa. Ma olen esimest korda erimeelel, minule meeldib see rohkem kui see tavaline Saku Porter. Okei, sest... Aga hindeks paneks ikka 4. Suht close. Jaa. Mul on sama, mul on tegelikult sama. Aga nüüd, kui ma seda šokolaadi natuke lutsutasin suus või midagi suuri. Nüüd läks paremaks. Ja proovi. Ma võib-olla tõstaks selle ettepoole Saku Porteri. Aga võib-olla šokolaadiga oleks see ka. Minu jaoks on suht võrdseda minu jaoks, aga... Minul juba on see, et näiteks kui siin ma nuusutan, siis selles Porterid ma ikkagi tundsin nagu mingit lõhna ka. Siin ta on midagi. Ma ei tea, mina just tunnen. Mina just tunnen. Ongi. Oota, kas seda on alles? Oota, maitsime seda jah korra, jah. Seda on hea mõte. Siin on ka lõhn. On jah. Sama laar. Sama õlu. On jah. Kus see suht sarnased on? Aga vaata, vahu värv on natuke erinev, selline veits heledam. Õlu ise ka. Aga see üks on hästi kaua nüüd seisnud juba mingi... Kuule, suht sarnased on tõesti. Ei ole, siin on ikka rohkem. Siin on rohkem. Sellel Porteril, siis tavalisel Porteril rohkem. Okei. No aga paneme seda siis teiseks praegu selle talvise või? Jah, olete nõus sellega või? Ma olen nõus. Meil on muidugi 2-2 praegu. Ei, aga noh. No paneme ta praegu... Aga nendest ikka parem ta ju. Jaa, ei, seda küll. Võita on see, et siiamaani on... Paneme siia, on ju. Jah, siia praegu, jah. Ja jätame väikse vahe ikka sisse, sest vahe on... Väike. Siin, jah. Ei, no nende kahe vahe. Seal on vahe veel, seal on õlle jaoks ruumi veel. Aga järgmine võime teha näiteks ka talvel, kui siin on stoutide video. Näiteks Ale Kokil on see Imperial Extra Double Stout. Too on supertoode. Ja Sakul ei ole sellele äkki midagi vastu panna. Okei. Nii et absoluutselt jaa, võime teha Saudi video ka. Nii et vaata, tahate teada, kas te olete seda huvitatud. Äkki Ale Kokis toob nagu kastanid tulest välja. Võib-olla tõesti, jaa. Paneme siis küünla põlema. Jälle. Aga mis seal ikka? Võtame kohe järgmise. Võtame järgmise, jaa. Ega meil siin ei ole. Aga ma annan sulle ka selle ausalt ühe pudeli avada. Aha. Jaa, nii. Nüüd minul pinge peal. Ühesõnaga, jääme nüüd jälle Tartusse. Jõuluporter. Ale Kokk. Oi, see on mingi. Ops. Naljakas on see, et miks Ale Kokk teeb 6,5, aga Saku teeb 6,9. Äkki see kraadis on vahe siis? Kohe näha, mis poistele meeldib. Ops. Vaata, kui osavalt söövad. No ma tean jah, ma olen ikka väga halb selle mõttes sest... Aga mul on muus asjades parem. Milles? Klaveri mängimises. Õige, kindlasti. Minus kindlasti. Eelmine aasta Ale Kokki jõuluporter sai kaheksväärselt madala koha. Ma ei tea, kas ta oli eelviimane midagi sellist või üleviimane, igal juhul jah. Oli lõpus jah. Ta oli suht lõpus, nii et siis kas see põhimõte ongi see, kas nüüd Ale Kokk suudab nad sellega lunastada, kas see laar ei halb või ongi ta lihtsalt meie, siis nii-öelda, mida 4 objektiivse hinnangu mõttes ongi halb õlu. Nii et seda saaks kohe mõista. Vaadates praegu sellist tendentsi, siis jah, ma ei tea, Ale Kokk. Jah, aga mina ei hakka eelarvamusi looma. No mina paraku loon eelarvamusi ja ma olen siuke. No nii, aga siis läks. Head, mis siia koha jätsime, siis ma arvan, et ta on parem kindlasti kui Sherry ja Pipa. Jaa, ma tahtsin kohe sama. Kuule, äkki nad on teinud parema, sest see ei olnud nii hea eelmine aasta. Eelmine aasta oli see kuidagi väga halb laar. See oli väga halb laar, jah. Aga see on täitsa okei. See on jumala okei, jah. Isegi kohe väikse selle tükigi siia juurde ka. See on väga mõnus ju. Kuule, aga tõesti, see on muutunud. Kuule, aga vaata, et äkki ta isegi parem on kui Saku talveporter. Kusjuures mina isiklikult tahtsin praegu seda öelda isegi, et... Kuule, see on päris hea. Kas tõesti on see laarist olev nii palju siis või, et see, mis laar tuleb välja siis või? Kindlasti. Võib-olla vahetaks ära. Ma annaksin props-punkti lihtsalt selle eest, et ta suutis üllatada, et selle eest lisapunkte. Kusjuures ma paneks see aasta, midagi pole teha. Ma paneks isegi teiseks hetkel. Jah, ma ka, väga suur pluss ongi see,
kui sa eelmine aasta keerasid pekki midagi, see aasta parandada ennast nagu, et sa oled selle nagu tunnustust läinud. Tunduvalt parem maitse on. Äkki maitse ikka muutuvad, vaata. Äkki nad vaatasid videot. Äkki nad vaatasid videot. Kui keegi A. Le Coq'is töötab, võib teada, kas ta vaatas ja... Aga sa sai tohut kriitikat selle etiketi eest meilt ka, et võib-olla, ma andsin puid ka alla, et võtke ette midagi A. Le Coq. Äkki võtsidki? Sulle ei meeldinud see liiga nagu 90's? Ei, maitse oli ka. Maitse, jah, okei. Aga see on... Kujundas muidugi, kujundas mina ütlesin, et hinda, aga ikka tal ilus. Me lihtsalt kommenteerisime. Kommenteerimist, jah. Aga tõesti... Mina ikkagi hindan raamatuka kaane järgi, nii. Hindad või? Muidugi. Ja filmi valid ka ikkagi kaane järgi või selle plakati järgi, mitte sisu järgi. Ei, no peaasi, et Vin Diesel mängib siis tuha. Või on tisse palju. Jah. Nii. Hindeks... Ma 5 päris ei ole. 5 ei saa, sest kui ma tean, eelmise aasta põhjal on paremaid. On võimalik porterit paremini teha. Jaa, on. Mina muudan nii palju, siis ikkagi pean hakkama muutma hindeid. Et kui ma nendele A. Le Coq'i maitsele andsin 2 ja 2 ja sellele talveporterile andsin 4, siis ma nüüd paneks 3, muudaks 3 peale ja paneks selle A. Le Coq'ile 4. Niimoodi? Jah. Okay. Ja sellele Saku porterile siis jääb... Ma paneks 4,5, siis Saku porter on parem. Läheb, taas on midagi, natukene oli midagi paremat, jah. Igal juhul selle hetkel, see valik, mis praegu siin on pandud, järjekord, olete nõus sellega kõik? Jah. Mina olen nõus. Super, mina olen ka nõus sellega. Kuule, aga me oleme väga ühte meelt siis ju, enamus asjades ju. Hea või halb. Jah. Kelle poolt olete Iisrael ja Palestiina? Igal juhul... Poliitikast ei räägi siin. Poliitikast ei räägi. Igal õllede mõttes oleme väga ühte meelt. See on nagu lahe. Tuudori kanal on õlle ja matka kanal, nii et poliitikast... Korra käis ka läbi, et äkki järgmine aasta teeks mingi aastavahetuse programmi, nii et vaatad võid ju teada anda, et kas nad tahaksid vaadata 1,5 tundi ka midagi. Jaa. Crazy Radio käis ökomehed käisid oma ökoperseid kuradi metsas maha panemas, siis Tuudri kanali võime ka seda teha. See oli Võib teha. Nii. No nii. Kas võtame järgmise? Või paneme küünlad põlema? Paneme küünlad põlema ja siis võtame järgmise. Igal juhul tegime väikse pausi ja tegelikult nägime siin veel ühte inimest veel, head inimest. Ta kaamera ette muidugi ei jää, aga sa võid niimoodi ulatada mulle. Ja aitäh sulle ja saime veel siit ühe õlle juurde endale porterite hindamiseks. Niimoodi jah, nüüd saad näidata jah. Ja see on siis... Poolast, Koomese porteri. Ma pean ausalt tunnistama, et ma olen natukene nüüd nagu... kaalutletud selle poole, et see on üks mu lemmikportereid. Päriselt? Ära. Ja lemmikuks teeb ka see, et see on 9 volli. Tunduvalt kangem kui Eesti omad, nii et... Nii et seda saame kohe maitsta ka, nii et igal juhul saime ühe porteri juurde. Tore, et ikkagi vaatajad nagu... Absoluutselt, väga hea, see on super, nii et vaatajad tooge porterid alati uuturde. Nii et selle on super kõik. Aga olgu, lähme maitsmisega kohe edasi. No nii, ja tõesti, nagu külaline meil siin hea mees tõi ühe Poolale veel juurde. Poola, on õige, jah? Nii, mis üldse palju see volli on? 9 volli Poolast. 9 volli, Koomese porter. Auhindu ka kõvasti saanud ja see on üks minu lemmikporterit, siis nagu ma enne ütlesin. Kuule, aga see võib isegi liidriks minna siis võib-olla või? Mina ütlen ausalt, et nüüd on takso varianti, kas me toome tal kuradi... Sellele muidugi vahtu ei ole. Vahtu on, vaata, kohe vahtu on. Aga külm on ka. Jah, ja tegelikult nagu me enne siin arutasime ka tegelikult, mis kaamera taga jutuks jäi, on see, et porter tegelikult ikkagi peab olema toasoojas, et praegu natuke on võib-olla vale, et ta on võib-olla natuke liiga külm, aga... Toasooja on ka niisugune nagu subjektiivne. Ei ole üldse objektiivne, et toasooja on vist loetakse 18 kraadi või midagi sellist. Toasooja ei ole 26 või 27, nagu naised tahavad vaata. Nagu tutsi toasooja on 13. Tuts paneb... Ei, no talvel 13, suvel 16. Tuts paneb asjad külmkapp, et ära ei külmuks. No nii, aga maitse ma loodan, et sa siis pettama ei pea.
minule väga meeldib see. Minu jaoks on see 5-5, nii et ma juba... Ma ütlen, et siin on 9 kraadi. Mina ei ütleks, et siin 9 kraadi on. Ta kuidagi kaotab... Mina ütles küll. Mina ütlen, et ma usaldan silti, on ju. Aga nüüd ma hakkangi kahtlustama seda, et mida suurem kraad... Et see teooria vastab, jah. No mul on see nagu esimesest korrast alates, kui ma seda proovisin, mul oli siiamaani ja tõesti mingi pundiga käime tõesti nagu Poolas Koomese portelit toomas. Seda või? Jah. Ma tahaks korra võrrelda, vaata. Ma tahaks lihtsalt huvi pärast võrrelda nagu. Koomesel on kõvasti rohkem maitset või iseloomu. Kõvasti rohkem maitset on sellel poole õllel, jah. Ja mitte sükest nagu ebameeldivad nagu kõrvalmaitset, vaid tal on nagu sükest porteri maitset. Jaa. Midagi pole teha, ma tõesti tegelikult selle järgi läheb esimeseks. Läheb ikka esimeseks, sest jah. Midagi pole teha, jah. Jokker läheb esimeseks. See, mis toodi. Joome vist lõpuni ära, see on nii hea. Ja, see on nii hea, et seda saab siin näed. Tuleb linnupojad siia klaasiga. Ma ei tea, mida vaadata. Ja alati, mis asjaga parimaks, see on tasuta oli. Sõbra number oli. Kõige parem õlu, tasuta õlu. Võt Ale Kokk, ikka jõppi. Oleks tasuta, võib-olla kõne võitu saanud. Jah, et Ale Kokk, mul on öeldud, see on mingi 1000 korda, toetage siis mind ka. Üks asi veel, et see aasta siis Saku õnneks ei võida. Ei tea. Jah, meil on 2 minut veel, neid pole mõlemad Sakud, nii et hetkel on jah, tõesti. Ja näljaks on see, et minu teada nagu seda Koomese õllesid ei too ükski Eesti maale too ja too nagu maale, et siin lähedal asub see Poola, et võtke nagu, tooge ära. Nii, küünlad. Yes, boss. Nii. Ja tõesti läheb järgmiseks, palun, sul on au tutvustada järgmist õlut. Eripruul. Me vist shoutouti sellel poole ei tee, kus me selle ostsime või leidsime. Aga Karksi, porter. Palju volli on? 6 volli tundub halb. Juba tundub halb. No lihtsalt ajalugu on näidanud, et mida madalam voll, seda madalam koht. No, vaatame. Ma panin vahepeal kinnult kätte ka, et ma ei ole nagu imelik, see lihtsalt hakkas kätel küll. Kus seda toodetakse? Karksis. Turustaja on Harjumaal, aga kes toodab, ei ole kirjas. Ei olnud kirjas, okei. No see on Euroopa Liidu seadused, ei peagi olema. Ei pea või? Turustaja peab olema kirjas. Turustaja käest saad küsida, et kus toodetakse. Karksi ja Karksi nuia on lähestikku või? Ongi samad või? Vaatajad vastake sellele küsimusele. Karksi nuias pole liiga palju käinud. porterit juhanud. Nii palju, kui mina olen Karksi toodangut proovinud, siis Karksi õunasiider on väga hea. Jaa, seda me jõime Muhumaal koos. See oli väga hea. See on õunaveinist ja kõigest tehakse, ta on väga hea koostisega ka, et ta ei ole nagu see magus nagu Ale Kokki või Saku siider, vaid ta on nagu päriselt nagu... Kes neid nunni ja munki ja neid... Karksi. Minule näiteks punane papp mulle nagu tohutult on... Kuldne köster on ka hea. Mingi Karksi meeldis mulle ka. Kuule, aga see... Mul punane papp... Tasub proovida neid, jah. Selle jutu juurde... Aga jääme porteri juurde. Jääme porteri juurde, aga selle jutu juurde kõik, mis me kuuleme siin, Karksi peaks justkui hea olema siis ju. Nii et... Võiks olla. Skool. Kurat, ma arvan, et on liiga külm. Kui ta soem oleks, ma võib-olla tunne... Mul hakkab see tekkima, et ma ei maitse meel külmaga natuke taandub, ütleme niimoodi. Aga ta ei ole mitte... Ta on lihtsalt nagu tume õlu. Ta ei ole nagu... Ma tahtsin ka seda öelda, et ta ei ole nagu... Ta ei jäta sellist porteri mekki juurde, et ta on pigem niuke tumeda õlle mekki jätab juurde. Tõmmub hiid. Jah, midagi sarnast. See on täpselt selline. Valguse vastu vaatad, see paistab läbi peaaegu. No on niisugune punakas hoopis, noh. On jah? On jah punakas, niimoodi vaatasid, et jah. Ma arvan, et siin ta ei ole selles mõttes halb. Ei, halb kindlasti. Halb ei ole ta kindlasti. Kui me hindame portereid, ma paneks võib-olla viimaseks, kui ma mõtlen nagu, et ta oleks nagu õlu, siis ta oleks kindlasti enne neid portereid. Jaa, nõus, absoluutselt nõus. See oleks täpselt selline, et sa lähed sõbrade sauna ja siis esimeseks õlleks võtaks peale kõva leili, võtaks selle näiteks. Aga ma igal juhul ka praegu, et kuna ta ikkagi nimi on porter, usaldamis nagu ikkagi nagu klassifikatsiooni,
ma ikkagi nagu paneks nagu enne neid miski pärast. No, kui läheks poodi, keegi ütles, kuule, mida võtame, võtaks seda. Minu jaoks on ta kindlasti parem kui see piparkoogi see mant on ju. Ja siis Cherry'ga võib-olla ka parem, aga talvises porteris ta parem ei ole. Cherry't võid proovida. Võin korra Cherry't proovida ka, jah. Ma olen lihtsalt kinda kätte veits. Kurat, ma ei tea, mulle see ka ei meeldi. Cherry'ga tegelikult kausal risk. Ja kuna me ikkagi hindame nagu porterid ja see kutsub ennast porteriks, see ärme nagu selles nagu kahtleme on ju, et see porter on. Ei no peal on kirjas porter, siis on porter. Siis on porter. Ja maitseb paremini kui need siis... Jah, just. Ma arvan, et me ikkagi paneme need... Kuigi ta ei maitse nagu porter. Jah. Aga ta maitseb paremini kui teised porterid. Üksmeel on olnud. Tõesti, nagu väga palju vaidlusteemasid pole tekkinud tõesti, jah. Seekord on hästi, et see nagu voll ei mõjutanud seda nagu väga palju, et alguses arvasin, et äkki läheb viimaseks 6 volli nagu lahja ei läinud, noh. Ikkagi nagu parem on kui teised. Parem kui mõned. Parem kui mõned, jah. Ma arvan, see on aus koht alla. Aga see on jälle selline, et nüüd ei teagi, kuidas see õllemaailm seal käib ka, et nad lasid need, A. Le Coq lasi need 2 välja, need porterid see aasta, minu teada eelmine aasta minu arust ei olnud. Minu arust ei olnud ka. Just, ei olnud, jah. Võib-olla siis nad vaatavadki, kuidas on, kas saaks paremaks teha, vaatavad jälle aasta lõpu tuuduri videosi ja järgmine aasta... ei tule neid, ei tule neid! Järgmine aasta, nüüd on 2 varianti, kas mõtleme uue või teeme paremaks. Rahva tahe, see loeb. No, ma ei ole... Listen to me. Ma ei ole 100% kindel, kas tuudur oskab õlut teha, aga ta oskab seda kindlasti juua. Ma oskan õlut juua. Ta on proovinud õlut teha, jah. Lahendus pilserit ma tegin pokis pilseri, jah. Lahendus veega, aga maitses nagu pokk, mis on lahendatud veega. Nii tõesti juhtub. Nii see paraku juhtub, jah. No nii. Ma tahtsin midagi veel öelda. See kõige põnevam siiamaani oleks, tegelikult tahaks proovida, kui äkki neil on A. Le Coqil eelmise aasta Laarist veel üks jõuluporter. Võrrelda lihtsalt, jah. Selle aasta omaga. Tohutu arenguhüppe on teil. Või ma olen jumala loll. Mina arvan, et see on tõesti see Laar oli ikkagi halb siis eelmine aasta. Muud valikud, sest vaevalt need retsepti muutsid. Ma ei tea seda muidugi, võib-olla muutsid, jah. Aga igal juhul tõesti, see aasta on ta nii improvinud, tõstnud ennast kõrgemale ja sul on tõesti Laari nagu küsimus olla, Mart Laari küsimus. Aga tõesti, A. Le Coq natuke on heastanud ennast küll, jah. Kuigi need 2, jah. Keep it up. Nii, aga kas lähme nüüd viimase õlle juurde, mis meil pakkuda täna on? Võime minna. Kas me paneme enne küünlad põlema või lähme kohe? Küünlad! Küünlad! Nii, ja nüüd tuleb siis meie viimane. Võtame uued topsid ka ikka viimased. No võta viimase uued. Meil on neid topse. See oli siis, topsid olid kõik Martini poolt organiseeritud, nii et selle said Sponsored by Martin Lees. Mõtlesime siukse nagu mingi jokker ka mängu tuua, et kui siin on kõik siuksed suured tootjad ja Poola siis nagu Põhjala must kuld. Porter. See on kõige väiksem. Kõige väiksem, hinna poolest kõige kallim siis nagu... Jaa. Aga 7,8 volli jällegi. Nii palju või? Jess, see tundub head ju. Sume porter siidise kreemia tekstuuriga. Okei, maitseb muidugi paremini, kõige paremini toatemperatuuri serveerituna. Oleneb, kus sa elad. Tegelikult on praegu kellegi jaoks toatemperatuur võib olla. Kellegi jaoks kindlasti, jah. Tuleb siis vähem valada ka, et jagub, kõigile jagub on ju üldse. See on siis Põhjale siis, jah? Põhjale. Tallinnas tehakse. Not sponsored. Jah, Põhjala toetage ka siis. Võtame. Kusjuures tead, mis siin on või? Humala maitse on siin. Jõhker, lõhn on kõige tugevam minu hästi humalaline porter. Tähtsi usk, ma pole humalast porterit tükk aega joonud. Kui üldse on. Kuule, see pole üldse paha. Kusjuures minule tegelikult meeldib ta. Mulle väga meeldib. Aga see on ka see loll lugu, vaata, noh.
üle mingi 5 ei tahaks neid vaata noh. ja aga sa ei tahaks seda koomest jooks ka üle. Koomes võib-olla tahaks, aga ei jõua lihtsalt. ei, koomesega on mingi 2 maks, aga seal vahel peab olema mingi teine. aga see on hästi humala porter, kui see on minu jaoks. Lõhn on tõesti väga hea nagu. Ja see järelmekka, kui sa nagu eriti ootad niimoodi, see ikka kaob mahedalt ära. Mina isiklikult mõtleks teist kohta sellele. Sama. Koomes on ikkagi minu see suur lemmik. Ta eristab. Vaata, porter on ka see, et nagu me ütlesime, seda ei saa palju juua. Seda peab nagu niimoodi kindel doseerima õigesti. Mul on samamoodi nagu ka, et tegelikult ma paneks ta teiseks või kolmandaks, aga ma ei tea kumba. Armas sõber Martin, jaga seda Saku porterit korra ja jaga seda A. Le Coq'i jõuluporterit. Koomes ei võid ära vaata, seal ei olnudki. Ma arvan, Koomes jääb esimeseks, ma arvan ikkagi miskipärast. Ta oli hea, mulle väga meeldib ikka. Pane seda A. Le Coq'i ka, vaata, seal on sees ka veel, kalla teda sealt välja ka korra. Seal on. Väga huvitav on see, et seda me oleme peaaegu kõik ära, et A. Le Coq. Hullud kiidame. Mina paneks praegu ikkagi teiseks selle põhjale. Olete nõus sellega või? Paneme, kiidame siis. Kiidame Eesti tootjaid. Jah. Kuigi nemad on ka juba nagu suuremad. Võiks väiketootjaid kiita, aga nemad on ka juba päris suured. Ilus väike purk ja sisu oli väärt seda selles mõttes, ütleme niimoodi, jah. Aga nad ikkagi jokker tuli ikkagi kuskilt mujalt nagu mängu ikkagi. Kui poleks seda nii-öelda vaataja poleks õlut toonud, oleks olnud siis Põhjala võitja, siis oleks see tol hetkel või? Eesti meister, see on see, mis iganes, meistrivõistlused, et võitis küll poolakas, aga Eesti meister on Põhjala. Ja mis eriti hea meil on mul seda tõdeda on, et A. Le Coq'i jõuluporter suutsin ennast heastada. On nagu Phoenix tõus tuhast. Absoluutselt, jaa. Ta oli eelmine aasta oli ta siin ja nüüd on seal. No see on tegelikult päris kõva tõus ju, noh. See on nagu ja mõtle, kuidas oled järgmine aasta siis veel äkki... Kutsuvad meid appi ja tehase tuurile näitavad, kuidas teha ja tuleb tuuduriporter. Tuuduriporter oleks ka muidugi hea, jah. Nagu Air Jordan läheb niimoodi käima. Jordan viskab nagu palli, sina oled nagu õllega kõndima. Jah, niimoodi. Mina olen seda mõelnud, et see oleks niisugune sinna A. Le Coq'i ette võiks sellise kuju teha, nagu Air Jordan tuleb niimoodi 2 jalga laiali, siis Tuudur on samamoodi, aga üritab ülemise riiuli õlle. Lühem vend, ülemise riiuli õlles üritab niimoodi võtta. Ühe jala peal. Ja täpselt. Selline kuju A. Le Coq'i ette. Logo, täpselt. No nii, selline video siis tõesti täna sai ja porterit hinnatud. Palju 8 kokku siis neid või? 3, 4, 5, 6, 7, 8 porterit ja tõesti võitja tuli Poolast hoopis, mitte Eestimaalt üllatuse mängijana nii-öelda ja jokrina muidugi ka Põhjala siis, jah? Põhjala, jah. Põhjala porter tegelikult teise koha vääriline ja esiteks toon esile ka muidugi A. Le Coq'i jõuluporterit, kes tõesti on suutnud lunastada nagu Kristus Phoenix tuhast tõusnud raisk. Vabandust raisk. Aga igal juhul, et selline tõesti ja kui tahate jõulude ajal endale porterit lubada, siis... Aastavahetuseks. Aastavahetuseks. Siis midagi sellest eest otsast saate siis öelda. Nii, teil lõpusõnad. Kõik on öeldud. Mina soovin häid pühi ja häid vana aasta lõppu kõigile muidugi ja kõik kanali vaatajad, kes on vaadanud minu videosid, suur tänu. Olgu omal teiega, sõbrad. Hoidke kerred kõvad. Hoidke kerred kõvad ja olgu omal teiega. Tšau. Tšau.